Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mis ma oskan öelda? Esimene kaart on sauade 9. See räägib sellest, et te tegelikult olete võimsam, kui te ise arvate, ka suitsu sees joostes. Ta räägib sellest, et võtke julgus kokku ja hakake tegutsema, kui teil on see plaanis. Te ei pea nagu endas kahtlema. Edasi tuleb teil siit müntide rüütel. Müntide rüütel ütleb seda, et tehke plaan, seadke eesmärk ja oodake õiget aega, millal sellega pihta hakata. Et ajastus on väga oluline. Siis tuleb teil siin mõõkade 5. Mõõkade 5 on võitluse kaart. See on selline võitlus, kus te võite selle võitluse võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et te pärast kahetsete, et te selle üldse ette võtsite. Edasi tuleb siit müntide baas. No tema toob mingisugused uudised. Tema teatab mingid uudised, kas teile pakub uut tööd näiteks või siis mingit ametikõrgendust või mõnda muud sellist rahadega seotud uudist ta toob teile. See nädala lugemine räägib ka sellest, et mingi asi teie elus saabki läbi. Võib-olla siis ongi nii, et mingisugune töö või projekt saab läbi ja toob see müntide baas uue pakkumise, raha teenimise võimaluse. Ma ei tea, oli teil mingi ajutine töö? See sai nüüd otsa ja kuna see müntide rüütel räägib õigest ajastusest, siis võib-olla tõesti on parem see, kui ennem nagu teile pakutakse midagi uut. Ja kui vana leping niikuinii läbi saab, no siis ongi mõttekoht, et kas ma lähen sinna või tänna, võib-olla on rohkem valikuid kui 1 või 2. Et valige siis targalt. Räägib sellest, et universum on otsustanud teie soove täitma hakata. Millal ja mida te soovisite? Seda teate teie ise kõige paremini, aga praegu on nüüd universum võtnud nõuks hakata teie soove täitma. See on selle karikate 9 kaardi tähendus. Võite ka muidugi soovima hakata midagi, kui te pole soovinud. Ja viimane kaart on siin müntide 4. Vaat müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on selline inimene, kes istub oma raha hunniku otsas, ei taha seda mitte kusagile kulutada. Ta ei taha kulutada ei oma raha, energiat ega aega. Aga elu ütleb seda, et kui te oma rahapatakat ei liiguta ehk ei kuluta, siis ei saa teile ka nagu seda tagasi tulla. Öeldakse nii, et istute seal oma raha otsas ega tuuluta seda, ei saa universum teile lisa anda. Raha peab ringluses olema. Seda ei saa või ei tohiks hoida sukas ääres või pangaarvel. Et raha peaks liikuma. Eks siin on teie otsus. Kas te võtate oma julguse kokku, hakkate selle projektiga tegelema või sellega, mis teile pakutakse? Võib-olla teil on mingisugune unistus, soov millegiga tegeleda, mis teile võiks nagu raha sisse tuua. Ja nüüd te ei tea, kas sellesse investeerida ja alustada sellega või mitte. See ongi raske küsimus. Kunagi ju ei tea, kuidas minema hakkab. Tahate võib-olla midagi valmistama hakata, mingit teenust pakkuma. Ja muidugi pole kindel, kust tulevad kliendid, kes tellivad seda toodet. Et siin on mõtlemise kohti küll ja veel. No mis mina oskan öelda? Mina julgustan igasuguseid projekte algatama või alustama. Eriti kuna see surm on välja tulnud ja surmakaart räägib millegi lõppemisest. Ennem ei saa ükski uus asi alata, kui vana pole lõppenud. Nii on ka suhetega. Väga paljudel inimestel on seal oma abikaasa kõrval. Keegi veel, silmarõõm, see, kes päikese välja toob. Aga õnne üles ehitada teise inimese õnnetuse arvel
Ei saa, see ei too seda loodetud õnne, aga see on minu isiklik arvamus. Vaat niisugune lugemine tuli teile, armsad neitsid. Võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.